riiki. Mitme naise pidamine. Mõista, mis see on. 1 tamm, 12 haru, igas harus 4 pesa, igas pesas 7 muna. Aasta, kuud, nädalad, päevad. Targemad teavad rääkida, et õigeks vastuseks olevat hoopis mitme naise pidamine. Tihti arvatakse, et polügaamia pärineb islamist, kuid tegelikult ulatub mitmikabielu traditsioon päris aegade algusesse. Ajalugu on tundnud nii mitme naise pidamist, mis on peamiselt levinud rikka eliidi hulgas sooviga saada rohkem järglasi, ja mitme mehe pidamist levinud peamiselt väheste ressurssidega piirkondades, kus on olnud soovi järelkasvu piirata. Ka on nii üks kui teine vorm käinud omal moel läbi kõikidest tuntumatest religioonidest, hinduismist kristluseni. Islam, mis tunneb ainult polügüüniat ehk ühe mehe samaaegset abielu mitme naisega, tõi endaga kaasa üksnes kindlad seadused. Korraga tohtis mehel olla vaid 4 naist ja neid naisi tuli võrdselt kohelda. Koraanis on kirjas, et kui mees kardab, et ei suuda oma naisi võrdselt kohelda, peaks ta abielluma ainult 1 naisega korraga. Mitme naisega abielu ei peeta kuidagi religioosselt paremaks kui ainuabielu ja mitmed õpetlased on seisukohal, et kuigi see ei ole keelatud, on see soovituslik siiski pigem juhtudel, kus aitab parendada naise olukorda, nagu sõja, näljahäda, fertiilsusprobleemide puhul. Ka prohvet Muhamed, keda moslemid võtavad tegudes endale eeskujuks, ei abiellunud oma esimese naise kõrvalt teiste naistega, alles hiljem, kui tema esimene naine suri, abiellus ta teiste naistega. Mõned õpetlased peavad tema hilisemaid abielusid sooviks näidata, milliste naistega moslemi mees naituda võib. Nii oli nende seas näiteks lesk, kristlane, vanem naine, noor neitsi. Naistele on islamis lubatud abielluda vaid 1 mehega korraga ja selleks peab olema moslem, sest ajalooliselt arvatakse laste religiooni isa religiooni järgi. Samal ajal on naisel lubatud lahutada ja pärast lahutust või lesestumist uuesti abielluda. Islami maailmas on polügüünia väga erinevalt praktiseeritud, sest kõike, mida on lubatud, ei pea ju veel praktiseerima. Protsentuaalselt kasutavad seda võimalust siiski väga vähesed mehed. Seega on riike, kus ametlikuks religiooniks islam, kuid polügaamia ei ole lubatud, nagu näiteks Tuneesia, või kus polügaamia on juba kultuuriliselt populaarsem, nagu erinevad Aafrika riigid, või kus on nõutud esimese naise kirjalik nõusolek, nagu Maroko, või kus vaadatakse polügaamiale lihtsalt viltu. Kuigi Egiptuses on polügaamia seaduslikult lubatud, ei ole selline abieluvorm siin populaarne. Selle üheks põhjuseks on kindlasti inimeste majanduslik olukord. Paljud mehed suudavad vaevu toetada ka ühte perekonda. Polügüünia on ehk rohkem levinud mõnes väga traditsioonilises maapiirkonnas, külakeses, kuid suurlinnades on see siiski väga harv nähtus. Kuigi egiptlased kortsutavad sellisest abielust kuuldes tihti kulmu ja ei mõista, miks mõni naine soovib olla kellelegi kaasnaiseks, on nad sellest võimalusest siiski teadlikud ja nii jookseb vastav teema tihti läbi filmidest ja seriaalidest, kas siis komöödia või draamana. Egiptuses on naisel lubatud seaduse järgi ka oma mehest lahutada, kui too peaks naise soovi vastaselt nende abielu jooksul siiski teise naisega abielluma. Ka on esimese naise perekond tihti selle vastu ja kuna Egiptuses ja Araabia kultuuris üldse ei abiellu mitte üksnes indiviidid, vaid terve pere ja sugukonnad, võib selline soov kaasa tuua sõja tervete suguseltside vahel. Üldiselt on Egiptuse mehed seisukohal, et mitmikabielu ei ole vajalik ja nad näevad 1 naisegagi vatti küllalt. Samas võib see olla mõnes keerulises situatsioonis lahenduseks. Kõikide nende Egiptuses elatud aastate jooksul olen ma kuulnud paarist mitmikabielust Saudi Araabias, kus see juba kultuuriliselt rohkem levinud on ja kus meestel on piisavalt majanduslikke vahendeid mitmete perede ülalpidamiseks, kuid ainult 1 egiptlaste vahel sõlmitud mitmikabielust, kus mees sattus keerulisse olukorda lihtsalt sellega, et naine jäi vaimselt haigeks ega olnud kedagi, kes laste eest hoolitseks. Seda kummalisem on, et otseselt tunnen ma hoopis 3 eestlannat, kellest 2 on mitmikabielus ja 1 neist on olnud. Isegi kui kõiges muus ehk veel suudab inimene end sellisesse situatsiooni asetada, siis kõige keerulisem on vast armukadeduse teema. Peab väga tugev isiksus olema, et suuta end pidevalt kontrollida ja selliseid mõtteid blokeerida.
kui üks neist eestlannadest ütleb, et ei suhtle teise naisega ja teine, kes on lahutatud, et ei suhelnud ega näinudki teisi naisi nende abielu jooksul, siis kolmas elab oma kaasnaise vahetus läheduses ja saab kaasnaisega läbi nagu parima sõbrannaga. Lapsedki mängivad pidevalt koos. Nende abikaasa ütleb aga, et jumal tänatud, et selline võimalus islamis on, sest muidu on mehel ainult 2 võimalust. Kas lahutada oma esimesest naisest ja jätta ta lastega üksi või pidada 2 peret salaja ja nii patusele teele minna. Mitu naist ja mitu meest on täisväärtuslikus perekonnas. Olles pärit ideaalabielu ja eluarmastust otsivast ühiskonnast, tekib vägisi tahtmine öelda, et 1 mees ja 1 naine. Kuid kui Euroopas otsime esmalt hingeliselt sobivat kaaslast, siis traditsioonilistes ühiskondades on kõige olulisem viia kokku 2 võimalikult sarnase tausta, majandusliku taseme religiooniga inimest, et tekkiv liit põhineks muul kui pelgalt tunnetel. Nii on kindlad seadused pandud kehtima ka juhul, kui mehel tekivad tunded veel kellegi kolmanda vastu, et ka selle kolmanda õigused ja selles suhtes sündida võivate laste õigused oleksid kaitstud. Mitme naise pidamine on islamis kindlasti pigem erand kui reegel, pigem võimalik lahendus keerulises olukorras. Emotsionaalselt tavaabielust keerulisem, kuid kui kõik osapooled sellega nõus on, mitte tingimata ehk ka halvem, lihtsalt teistsugune. Terrorism. 10 aastat pärast kaksiktornide langemist on minu mõtted selle sündmuse juures miskipärast rohkem kui varasematel aastatel. Ma ei oskagi öelda, miks. Aga ikka ja jälle terendavad need 2 torni minu silme ees. Kus olid sina siis, küsivad paljud nii endilt kui ka teistelt. Me kõik olime ju kusagil, mitte tingimata sündmuskohal, aga kusagil, kus sellest kuulsime. Imelik, kuidas katastroofid justkui liidaksid ühte, nagu Estonia hukk. Mäletan täiesti selgelt seda sünget sügishommikut, tormist ja vihmast, koolisõitu bussis, kummalist vaikust tavapärase kära asemel. Mäletan, et olin kuulnud uudist vahetult enne kooli minekut. Kõik on nii selgelt meeles, nagu oleks see toimunud alles eile. Nii ka kaksiktornide puhul. Mäletan end seismas toonase üürikorteri elutoas, õigemini ainsas toas, ja vaatamas uudiseid. Võimalik, et oli mingi erisaade ühest vanast telerist. Need hetked on justkui mällu tarretunud. Lennuk lendamas torni. Suitsevad tornid. Paanika. Mida ma toona sellest kõigest mõtlesin? Islamist, Bin Ladenist? Ei mõelnudki vist eriti midagi. Mõtlesin pigem nendele hukkunutele, kelle viimaseks pildiks pidi jääma sõit pilvelõhkujasse. Mõni aeg varem olin näinud äärmiselt selget tund sellest, kuidas hiiglaslik lennuk minu magamistoa aknasse sõidab ja selgelt on meeles hetk, kui märkasin lennuki nina oma akna taga. Mida võisid tunda need inimesed selles situatsioonis reaalselt olles? Ma ei ole päriselt kunagi aru saanud, miks mõned end moslemiteks nimetavad inimesed riputavad enese külge lõhkeaine ja astuvad rahva keskele, et end õhku lasta, pidades end märtriteks. Islam ei pea tegelikult õigeks vigastada süütuid inimesi tänaval või metroos või lennukis. Kes paneb neile sellise mõtte pähe? Millist poliitikat aetakse, kui selliselt tõlgendatakse Koraani värssi, mis ütlevad, et ärge tapke endid? Või kui suur peab olema viha selle inimese hinges teiste inimeste vastu? Või kui suur iha peab tal olema kätte maksta? Ma saan aru, et sõjas, kus võitlevad armeed, surma saanu võib tõepoolest märter olla või see, kes hukkub ebaõiglaselt kellegi teise käe läbi, aga milline märter on enesetapja? Ma arvan, et enesetapu terrorist saab olla üksnes inimene, kes on kaotanud kogu lootuse elusse ja soovib siit lahkuda kättemaksu teel. Talle ei ole enam midagi elamisväärset alles jäänud. Ja selliseid inimesi kasutavad poliitilistel eesmärkidel ära teised, osavad kõnemehed. Kui prohveti traditsioonidest rääkida, siis sunnast tuleb välja mõte, et see, kes sooritab enesetapu, teeb seda korduvalt ja igavesti ka põrgu tules. Ma ei hakka siinkohal lahkama erinevaid teooriaid, miks see terroriakt juhtus või kes täpselt oli selle taga. Paljud moslemid kalduvad arvama, et Ameerika ise. Põhjus, et alustada sõda Araabia maailmaga. Kes seda täpselt teab? Mida me nüüdseks aga kindlalt teame, on see, et lisaks neile hukkunutele on hukkunud aastaid kestnud sõjas veel palju süütuid inimesi ja väidetavalt on lõpuks manalateele saadetud ka kurikuulus süüalune ise.
10 aastat on üsna pikk periood inimese elus. Kuidagi kiirelt on see läinud. Kas ma oleksin toona telerist neid suitsevaid torne vaadates iialgi osanud arvata, et isegi end ühel päeval moslemiks nimetan? Kaksiktornide rünnak tõi islamile palju negatiivset tähelepanu, kuid õnneks on leidunud ka inimesi, kes on soovinud edasi mõelda, mõista selle religiooni tegelikku olemust. Mõista, et need kaks, islam ja terrorism, ei käi tegelikult kuidagi kokku. Poliitika. Islami maailm ulatudes Marokost Indoneesiani on oma olemuselt väga erinev. Kuigi religioon võib igas riigis olla peamiseks suunajaks, on see siiski segunenud kohalike kultuuriliste traditsioonidega. Ja nii ei saa rääkida ühtsest islami maailmast, see on lihtsalt liiga lai mõiste. Elu Egiptuses ja Afganistanis või Tuneesias võrreldes Indoneesiaga on siiski äärmiselt erinev ja seda nii usu järgimise ranguses kui ka kultuurilise tausta mõttes. Araabia maailma streigilaine on aga eurooplased tõsiselt muretsema pannud tuleviku pärast, mis võib äkki olla liiga äärmuslik ja äkki liiga islamistlik. Mulle ei meeldi valitsuskord, kus inimesi piitsaga mošeesse palvetama aetakse nagu kariloomi ega naiste alusetu kividega surnuks loopimine. Ei meeldi, kui keegi kontrollib habeme olemasolu ja sunnib muul moel inimesi tegema midagi, mis ehk ei tule puhtalt tema hingest. Minu arust ei olegi sellisel juhul tegu islamliku korraga, vaid lihtsalt puhta terroriga, kus end moslemiteks nimetavad inimesed islamiseadusi rangelt oma tahte järgi väänavad. Valdav osa moslemitest ei pea muidugi sellist korda õigeks, sest see ei peegelda ühiskonna korraldust islami kohaselt ega sel moel, nagu prohvet Muhamed omal ajal korda rakendas. Igal juhul ei meeldi mulle see, kui inimeste teod kirjutatakse religiooni arvele. See, mida me praktikas näeme, ei pruugi tegelikkuses religiooniga seostuda muul moel, kui vaid seeläbi, et tegu on ametliku religiooniga selles riigis. Mulle meeldib valitsuskord, mis arvestab kõigiga ja kõikide erinevate usundite esindajatega, sest Koraanis on kirjas, et usus ei ole sundi, samal ajal seades siiski teatud piirid lähtudes enamuse huvidest. Kahjuks järeldatakse läänes tihti, et islam ei arvesta vähemusega, sest eirab nende probleeme. Tihti ei aduta, et vähemuste probleemid ei tulene tavaliselt mitte niivõrd islamist ega valitsuse poliitikast, kuivõrd vähemuse ja enamuse mentaliteedist. Nii ei ole mõtet oodata mingeid suuri muutusi ühiskonnas ka pärast autokraatide kukutamist, sest mentaliteeti ei ole võimalik muuta kuude ega ilmselt ka väga palju aastatega, vaid selleks kulub põlvkond või mitu. Igal juhul olen ma üsna veendunud, et läänes tuntakse uue võimaliku islamipoliitika suhtes rohkem hirmu, kui asi seda väärt on. Enamik moslemeid on siiski enda ja maailmaga rahujalal ja ka pooldavad sellist elu. Küllap saab see uus poliitika olema erinevates riikides erinev, kirev nagu islamimaailm ise, kuid valdavalt liigutakse ikkagi pigem demokraatia poole, millel ei ole usu äärmuslusega suurt midagi pistmist.